Hei noor, mina olen Reket. Ma olen Kohver. Ja meie oleme 2/3 ansamblist Pitsa. Täpselt nii ja nüüd me vaatame, kas kruvib või ei kruvi. Peata aeg ja lase lihtsalt olla mul siin on peaaegu Lahe laul on see minu meelest. Mis sa rääkisid? Et mulle meeldib see laul, 2 aastat vana laul too. Ei, see on super laul. See on Eesti lauludes kindlasti top 3 laul. Ma loodan väga, et teine nendest on Grammofon. Aga jaa, ma ei... Kas kolmas on? Kolmas. Ivo Linna ja see poisilaul. 10/10, noh, väga äge. See on cool laul, jah. Mulle meeldib see, kus ta teises, mingi teine drop või teine või kolmas drop on, kus ta petab seda droppi. See on siukene... Minu meelest see on siuke klassikaline, paari aasta tagune siukene Soome produtsendi siuke go-to liigutus. Nad alati nagu tegid sellist asja, vaata. Lisame natuke mingi põnevat dünaamikat siia. Aga see töötab, ikka töötab. Dünaamika on üldiselt kõva. Mulle meeldivad hästi dünaamilised asjad. Mulle reeselt meeldivad dünaamilised asjad. No Jüri hääl on super asi. Jüri ise. See, kui puhtaks see on esiteks produtseeritud, millised kuradi, noh, just see dünaamika, millest me rääkisime, kuidas ta kukub ja kuidas ta jälle sööstab üles. Suureks on tehtud see laul ja suured laulud on tähtsad. Tal on jäävad hästi palju õhku kuidagi selles laulus, aga ta ikka kõlab suurelt. See on äge. Mulle meeldib. Taga kruvib. Kiga. See oli kruvimine. Dünaamiline see oli dünaamiline kruvimine. Tere, pane midagi head. Hea panigi. See on see 3. laul sealt finaalis, ma loodan. Mis see? See on see 3. laul sealt finaalis, ma loodan. Ja, see on käge. Aga ma ei usu, et ta jõuab sinna finaali. Ta on nagu, ta ei ole siuke, no, et kui sul on Ivo Linna või see, siis nagu mille rahvas valib, on, ja? Proovisin ja nägin vaeva iga Ivo Linna. Ja kuna ma loodan väga, et Grammofon saab finaali, siis nagu seda kohta ei saa ära anda. Ta on siuke kuradi armas, noh. Väga armas on. See kunagi vist tal oli see brändi lubadus oli kogemata seksikas või? Midagi sellist. Rääks mulle nagu. Naabritüdruku vibes. Ja see ka, et nagu ta ei võta vist liiga tõsiselt seda sõnade kirjutamist. Armsalt naiivne kuidagi. Ja, täpselt. Ja see on see, mis töötab. Mulle meeldib see ja ma ei tea isegi, mis need refrääni sõnad tähendavad. See prantsuskeelne, võib-olla see meeldibki meile sellepärast see prantsuskeelne asi, et me ei saa aru, mis see tähendab. Rohkem kui eestikeelne asi. Sama on väga paljude vene lauludega ka. Et jube hästi kõlab, aga suht jura jääb suust välja. Plus see video on filmitud minu hoovis Lasnamäe, seal kus ma külas, kus shout out to Partisani 12. Shout out to Kruvib igatahes. Kruvib, jah. Hakka laulma. Kiidan inglise keelt mõnemal artistil. Väga hea, see bassisound võiks natukene olla mitte nii sünt, aga see on jumala hea laul, mulle meeldib. See bassil oli mingisugune asi, mis mulle see sound väga meeldib. Ma ei tea meelest, no. Mul on prillid nii udused praegu, ma ei taha kuulata seda, ma ei oska öelda sulle. Mis ei taha kuulata rohkem? Ei, ma ei taha, ma ei nagu siuke ei kruvi. Ma ei nagu... Nope. Schluss. Tuvi bussis ei lähe peale seda. Saksa keeles kuradi... Ei. I don't know, ei väga ei, noh. Ja, mulle meeldib see laul. No, talle meeldib, mulle meeldib. Ja see ongi hashtag dünaamika. Kärk-Kalle minekene. Mulle need vahemuljad meeldivad. See on kihvt. See dünaamika on väga pull. Ja see tekst ka, mis nad räägivad, see on täpselt siuke korradi poisid peol. Ma lõid sisse. Reaalne. Ülika. See on nagu üks teine Pluto laul, mida ma tean. Nagu ka üks 3. Pluto laul, mida ma tean. Ja, aga selle asja nimi on Käekiri. Ja, et see on väga tema. Tal on nagu üks asi, mis tal on see mingi naljakas hääl, mis ei ole nagu see hääl. See ei ole see hääl. See on nagu mingi vahepealne. Ja mis tal on see, et see on nagu minek on sellel laulu. Nagu meeldib sulle mitte. Fakt on nagu tõesti nagu hakkab ja läheb. Ma ei tea, kes see tüüp on.
Ja teed ka mingit mussi ja siin kõrvaltoast tegi saadet. Oota päriselt, mis ta tuli? Ma mõtlesin, sa oled kiirelt mööda nagu suisi. Ta on nagu pigem on lahe või ta on nagu siuke muhe laul. No. Ja see mulle meeldib see, et nagu see Plutsi nagu enesekindlus on siin nüüd lõpuks kuidagi... nüüd ta on nagu siuke, et ma olen Pluto. Et siis, kui meie temaga need 2 laulukast tegime, siis ta ikka oli siuke hästi püüdlikke värki, aga siin nagu püüdlikkus on ära kadunud, et ta lihtsalt nagu... ma olen Pluto, ma teen enda hästi. Ja see on äge. Mulle meeldib see ka see. Coming of age! Poisu coming of age! Et sa ole juba 18 täis ka, kurat. Tubli poiss ka. Väga tubli poiss, jah. Kruib. Mina tema... Kohver oleks minu wingman ilmselt. Ilmselt, jah. Ma oleks see kole sõbranna tal. Täiesti kärk alla minek. Ma olen kuulnud enne seda laulu ja see laul on väga halb. See on see Antu ja Tõnu või? Minust on AG uus laul. Sellist mussi teeks 5- siis, kui nad ei oleks elu jooksul mitte ühtegi raamatut lugenud. See ei ole hea, see ei ole üldse hea. Ja sealjuures nagu ennast võtta tõsiselt mingisuguse artistina. See ei klapi nagu, me oleme nagu kohtunud see tüübiga, jumal tore tüüp on ise, aga nagu see muss on õudne. See on jah nagu kirjutaks pidutsemisest ise olemata kunagi peol käinud. Et natukene väga lineaarne on see muss minu jaoks ja naiivne mitte selle seas. See ei ole väga hea. See on veider jah, et asi töötab, et järelikult kellelegi ta teeb. Ja. Aga samamoodi töötab ka Ensemble Respect ja DJ Eiki. Et seda 90-ndate mingit festivale vaata ei korraldataks, kui inimesed ei käiks. Kuradi toon klaasiga vett rahe. Ei kruvi. Uus laul, Raadio Selmar. Nädala bänger. No see oli siuke, ma ei tea, jõuetu vile siuke Selveri reklaamist, mis ma arvan tõesti. Sulle tuli sõnum, ei, see on netilaul. Ei, kuradi, ma ütlen, see on see Raadio Elmari nädalalaul või mingisugune Raadio Elmari uus laul ja järgmine päev keegi mälestada. Ma arvan, et Oti Dirty, et Otil on potentsiaali teha nii palju suuremaid asju kui see. Oti ikkagi see kõrgetk oli kuula, suured hümnid, vägevad. Staadioni popp. Et see ei ole isegi mitte, ma arvan, paadikuuri popp. Ei kruvi. See öö on peagi. See on selline laul nagu pubi hakkaks kinni panema ja see viimane laul. See on see laul, kus Jaagup läheb pubisse ja siis kohtab vanasõpra Eimenit, kellega nad läksid kunagi tülli ja Sullivan on Sull on ka seal nurgas. See on väga õrn jää. Et kas sa teed nagu taassünni kellekski, keda pole kellelgi vaja. Või sa jääd ise endaks, sa ei kirjuta enam uusi laule ja sa lihtsalt elad enda asjade pealt, mida sa oled aastakümneid väga hästi teinud. Ja. Kes teab? Ma arvan, onu Jassil ei olnud vaja seda uut plaati. Terve plaat tuli ju? Ja, mingi plaadi esitada ja kõik oleks vana rakk. Et need vanad lood on ju klassika, hümnid. Need on ju kõigil peas. Jah, see lugu ei ole kellelgi peas. Veits viskab sellist täispea kirjutatud laulu. Kuna ma ise napsu ei võta, siis see laul lihtsalt ei kõneta mind. Huvitav on see, et mina, kes ma võtan napsu, siis see mind ka ei kõneta. Kahjuks ei kruvi. Ei kruvi. Sorry, ei kruvi. Kõikidest selle plaadi lauludest sa lased seda. Kiri minna. Jep. Mulle Nublu väga meeldib. Minu meelest see mees on geenius. Asjata ei ole ta number 1. Ja kui sa kuulad ta sõnu, siis et sa nagu näed seda ja see on leidlik ja ma ei tea, see on ilmselt kruvib, aga lasid selle plaadi kõige sellisemat laulu.
Selleks lauluks juba vesid sellest plaadist ära ka. Mida? Selleks lauluks vesid plaadist ka ära, kui ma olen siuke võib-olla vanema põlvkonna albumi kuulaja kirjutaja, ma hindan dünaamilisemat albumi ülesehitust. Ei ole teistsugust introt, teistsugust outrot ja teistsugust nagu pildi üldse, et palju sarnaseid asju oli seal minu jaoks. Ja lõpus lihtsalt ei viitsi enam kuulata samasuguseid asju. Ta räägib samast asjast, mida Taagi oma laulus rääkida, aga siin on vahel, vaata. Et kuidas sa räägid ühe mehena ja kuidas sa räägid teise mehena. Üks asi, mis mind nagu tegelikult veits selle albumides häiris, on see, et iga laulu alguses on mingisugune hull sissejuhatus, nüüd ma räägin sulle mingisuguse lõigu, miks ma selle laulu tegin. Räägi mul laulus, miks sa selle laulu tegid. Aga super! See laul ei kruvi, aga plaat kruvib ja Nublu Üljus kruvib ja see kuradi Paradna laul on sitaks kõva. Mulle väga meeldis Starlife'i interluud, mulle meeldis täiega. See laul ei kruvi. Plaat kruvib, Nublu kruvib, see lugu ei kruvi. See lugu ei kruvi mul ka. Head fännid, aitäh, et vaatasid selle hooaja viimast Kruvib või ei kruvi saadet. Jaa, vajutage like ja subscribe ja kõike nuppe, mida te veel näete ja sama tehke ka Pitsa kanali näin. Uus aasta, uus mina. Jaa, võib-olla ma tulen 5. korda ka, kui kõik hästi läheb.